Kas sa oled juba kuulnud 21.01.2026 toimub tööohutuse ja töötervishoiu trehv Tallinnas. Ja nagu ikka, meie teemavalik on äärmiselt praktiline ja seetõttu on meil Evelin Org, tere Evelin, Tere, Kristi! rääkimas äärmiselt vajalikul tööstuse suunalisel teemal. Evelin, millest sina hakkad trehvil rääkima? Mhm. Aga kõigepealt ma tänan veel, Kristi, sind, et sa mind kutsusid ja tõesti tegemist on sellise uue põneva teemaga, mida ma väga pole tööstustes näinud ja saab kokku võtta, et see on EHS checklist, mida ma olen siis ise läbinud nii-öelda praktikuna ja siis ka teistele õpetanud ettevõttes, kus ma töötasin alles hiljuti. Ja see aitab siis paika panna sellised esmased mõtted ja soovid ja ka võib-olla vead selles staadiumis, kus veel kas masin või liin ei ole tööle läinud. Ja kui need vead on avastatud või mingid puudujäägid, ütleme, et nad ei pruugi olla suured vead, siis lihtsalt seda on võimalik etapiliselt hakata muutma ja seal parendustegevusi tegema. Ja mis on veel oluline selle juures, mida ma olen märganud, on koostöö. Et see ei ole nagu üks projekt, mis on antud töökeskkonna inimesele või kellelegi teisele, kelle kohta siis öeldakse, et see on sinu teema, et sina pead sellega hakkama saama, vaid seal on päriselt palju inimesi, kes siis vastutavad ohutuse eest ja seal tekib meeskonna töö ja omavaheline suhtlemine, võib-olla ka tuntakse ära, et ma ei teadnudki, et tal on see külg, et avastatakse oma kolleegis midagi, mille pärast julgetakse hiljem minna veel midagi küsima. Aga jah, et kui me oleme siis ühe liini üles ehitanud niimoodi, et me ei ole seda checklisti teinud, siis need tagajärjed võivad olla pärast väga sellised katastrofaalsed ja nõuda äärmiselt palju raha selles osas, et midagi parendama hakata. Ja võib-olla siis tuleb kõik lahti võtta, siis venib ju kõik, eks ole. Nii ehitus kui mingite detailide saamine, kui ka see, et klient ootab ja klient võib-olla läheb minema. Just. Evelin, mulle juba tundub, et see on nagu tõsine ohutuse suunaline kullaauk, et kui saada sellised teadmised, siis tegelikult saab väga palju raha kokku hoida, saab väga paljude inimeste tervist hoida. Et mulle hästi tundub see nurk seal tohutult oluline. Evelin, aga mis sa arvad, kui inimene tuleb tööohutuse, töötervishoiu trehvile, mis kasu see võiks ettevõttele tuua, kui ta tuleb osalema? Ma olen ise osalenud mitmetel aastatel ja ma ütlen, et need töötoad, mis seal on valikus, need on selles mõttes põnevad, et vahest on nii, et ma ei tea, mida võtta, mida jätta. Aga kui nüüd konkreetselt mõelda seda teemat, mida mina räägin, siis see võib olla kellelegi väga suureks kasuks just selles mõttes, et mitte vigu teha selles etapis, kus nad teevad oma planeerimist. Nii et see teema on kindlasti selline hästi kõnekas ja ma arvan, et kui rääkida sellest süsteemsusest ja ohutusest, siis ma loodan, et läbi nende teadmiste õnnestub meil rohkem hoida inimesi tervena, töövõimelisena ja siis ka tekitada selline töökeskkond, kus on nagu mugav töötada. Just, jaa. Nii et hea kuulaja, vaatame, oleneb, kus kohas sa praegu meid siin vaatad. Et 21.01.2026 Tallinnas tööohutuse ja töötervishoiu trehv. Meie oleme Eveliniga seal, on ju Evelin, sa juba Ja kindlasti kohtume trehvil. kohtume trehvil. Aitäh!